veel lindistab, jah? Et kus me pooleli jäime, et Sami Lodilal on siin veel üks ettepanek, et eestlastel olgu realistlikum eesmärk, viime Eesti Euroopa 5 kõige homolikuma riigi hulka. Et mis sa sellest arvad, et vot Reformierakonnal näiteks ei ole ju praegu valimisloosungit. Eks ole, et nüüd see, et viime Eesti siis 5 kõige jõukama riigi sekka, et noh, me kõik näeme, mis selle loosungiga sai, eks ju, et noh, me oleme teel 5 vaesema riigi sekka, eks ju, aga vot sellel ettepanekul on jumet, ma ütlen sulle. Jah, et ikkagi, noh, ja see ei ole üldse keeruline. Ei ole. Sellepärast, et Reformierakonnas on väga palju homosid. Absoluutselt. No, kes hakkame siis pihta lugema praegu näiteks konkreetselt Imre Sooäär, eks ole. Toomas Savi. Nii, Silver Meikar, eks ole. Ja, Taavi Rõivas. Taavi Rõivas. Paavo Nõgene. Paavo Nõgene, täpselt nii. Siis Imre Sooäär oli juba, jah? Jah, Imre Sooäär juba oli. Jah, no küllap on neid veel. Ühesõnaga, neid on palju. Ja leiab veel, et ühesõnaga, et võiks Reformierakond täita siis kogu Eesti selliste plakatitega, et seal võiks kohe olla niimoodi, et noh, et nad võiks olla kohe niimoodi rivis. Niimoodi seal niiviisi. Jah. Tuleme kapist välja, selline loosung. Ja kas sina oled juba homo? Jah, et kas sina oled juba kapist välja tulnud? Jah, täpselt. Või jah, kas sina oled juba homo? Kas sina oled juba homo? Et tõepoolest, et mida rohkem siis eestlasi kas sina oled juba ennast Reformierakonnal homodeks värvata. Kas sina oled juba ennast homona registreerinud? Absoluutselt. Ja mõtle, tõepoolest. Ja niimoodi ma arvan, et meil on tõeliselt lootust siis saada. Ja just, ja homod võiks niimoodi registreerida veel. Et need võiks kohe olla tänavatel sellised registreerimislauad. See võiks olla samamoodi Reformierakonna eestvedamisel, eks. See oleks tõeline rahvaalgatus, umbes nii nagu olid need lipujaamad, eks ju, nende selle lipujaamad, kui seda prügi kokku korjati. Nüüd võiks teeme ära 2, võiks olla homod kapist välja. Teeme ära lipujaamad, kus omad saavad tulla, registreerida kõik, tuua, võtta käe kõrvale näiteks oma veel sugulased tuttavad, kes on ka homodeks, kõik niimoodi. Seepärast koos on julgem. Üksikuna keegi ei julge, aga kuna nad ikka kõik koos tulevad, kõik homod niimoodi, seal saab kõik arvutites niimoodi ära sättida, et samamoodi nagu oli see prügikogumiskampaania. Ja homodega on veel see asi, et kui prügikogumiskampaaniaga oli see paha asi, et osa prügi jäi vedelema, siis ma ei usu, et ükski homo jääb pärast vedelema. Absoluutselt. Kõik need homod saavad ilusti ära paigutatud, eks, ja korralikult ära registreeritud ja seal võiks isegi väikse sellise aukirja anda, et täname sind homokampaanias, teeme ära 2 osalemise eest. Just. Et oled registreeritud homona Eesti, seal võiks olla kohe selline sümboolne homode register näiteks, numbri all seal mingi näiteks 3 või 4 või seal 256 näiteks. Et see on, selle saab kohe, iga homo saab kohe panna niimoodi au kohale, eks, ja kui isegi president on ju homo, eks. Isegi president on homo ja mina olen täiesti veendunud selles, et sellise loosungiga Reformierakonnal on suured šansid nii Europarlamendi valimiste kui kohalike valimiste võitmiseks. Ja kui kellelgi ei tohiks olla ka näiteks seda aukirja või seda, et kui ma olen homona registreerinud, vaadake kui paljude asutuste seinte peal on homo pilt, eks ju, selle Toomas Hendrik-Ilvese pilt on ju. Absoluutselt. Et kui ühe homo pilt võib olla igal pool seinte peal, miks ei võiks siis olla homodel ka kõigil selline registreerimistunnistused ja nii edasi, eks? Ja, absoluutselt, jah. Selline asi oleks täitsa nii, ma arvan, et ütleme, igal juhul tuleks kasuks ja sealt edasi juba minna, et 5 kõige, kuidas see oli, 5 kõige homomeelsema. Homolikuma riigi hulka. Homolikuma riigi hulka, ja seal ongi juba, ja siis ei olegi enam üldse raske jõuda selle 5 homoliku riigi hulka, siis ongi tehtud juba. Siis on tehtud. Ja kas või niigi palju, et 5 jõukama hulka ei saanud, aga vähemalt homolikuma. Ja homolikuma ja sellega saabki, see võikski olla Eesti Nokia. Eesti Nokia on siis homod.
homomeelsus. Homomeelsus täpselt. Ja. Et see ongi, et kus riigis, noh, igal pool, kui näiteks homod, ma kujutan ette, käivad seal, otsivad tikutulega taga neid homopaare, aga Eestis võiks olla kõik paarid on homopaarid. Iseenesest, ja mida ütleb veel, saad aru, Sami Lodila, ta ütleb, et Eesti parlament ja presidendi loss on juba teatavasti toredat roosat värvi. Saad aru, kõik eeldused on selleks olemas. Seal pole üldse palju vaeva näha. Täpselt, et seal võiks isegi olla näiteks presidendi... Ka muide parlamendi hoones võiks olla homopaar. Kuna... Ja ütleme, et isegi see presidendi lossi näiteks need valvurid, kes seal on, eks. Need võiks olla samamoodi sellistes nahksetes, sellistes, noh, ma ei tea, kas homod, aga sellistes nahksetes rõivastes ja sellised nahast mütsiga, noh, nagu see Tom of Finland, selline nahksed ja samamoodi võiks olla nahksed näiteks seal, kes on valitsuse hoones ja ka presidendi ja valitsuse turvamehed võiks olla sellised nahksetes kostüümides. Aga miks siis mitte võtta juba sinna nagu päris homod turvameesteks? Aga no võibki võtta päris homod, jah. Näiteks tõesti konkreetselt kindlasti on väga paljud homod praegu vallandatakse ju, eks ole, ajakirjanikke vallandatakse konkreetselt, Andri Maimet sai kinga Postimehest, eks ole, panna need homod tuua sinna turvameestiks presidendi lossi ette. Ja paljudes riikides kiusatakse ka homosid taga ja ka taha. Ja need saavad kõik tulla Eestisse. Sellepärast, et kui maailmas saadakse teada näiteks, noh, kogu maailma riikidest saadakse teada üle kogu maailma, kus elab, noh, ma ei tea, 5 miljardit inimest või palju elab maailmas. Et kui saadakse teada, et üks pisike koht on Eesti ja siin suhtutakse homodesse positiivselt ja ta on hästi omasõbralik ja nii edasi. Ma arvan, et Eestisse tuleks kohe hästi palju ordidena turiste, Eesti, noh, see... ujutatakse üle, siin ei ole inimesed ei jaksa nii palju vastu võtta, turiste hotellid oleksid täitsa punnis, noh, inimesed oleksid lausa nõus ööbima hotelli trepi peal või foajees. Just nimelt, et näha seda imepärast riiki, kus näha seda, noh, kus on see homoarmastus nii suur ikkagi. Et tunnetada seda, ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid ennast kohe homona registreerida. Ja Eestis võiks ka registreerida igasuguseid homoasju, homoabielud, igasugused homoasjad. Ja neid võiks registreerida tead kus? Pedestes, sest Pedeste, kas sa lugesid uudist, sai mingisuguse tohutult suure prestiižse hotelli auhinna. Jah, minu pärast võiks neid homoabielusid registreerida, isegi seal võiks olla, näiteks kui on välismaa homoabielu registreerimine, seal võiks isegi president kätt suruda. Isegi president, Eesti president võiks paari panna homod. Jah. Eesti kujutad ette, noh, selline riik, kui saadakse teada, et on selline riik maailmas, kus president paneb homosid paari. Kus homopresident paneb homosid paari. See, ma arvan, noh, siin on selline tung, et noh, ma ei kujuta ette, tõesti. Nii et jällegi väärt idee. Jällegi väärt idee ja samas väga lihtsalt teostatav. Aga kuule, tead, ma lugesin siit täiesti šokeerivat uudist, et kohe ma vaatan. Nüüd mul kukkus. Oota kohe. Kohe ma vaatan. Siin oli üks täiesti šokeeriv uudis. Nii, ma loen sulle selle ette. Täiesti šokeeriv uudis, sest vaatame ju eile nagu tegime. Eile me tegime selle eksklusiivintervju, et mäletad Hans Haadniel Luigega, eks ju? Jah. Et nüüd on nagu täiendavat uudist, Delfi edastab täiesti šokeeriva uudise. Ma loen ette selle. Et eile õhtupoolikul käisid päästjad Värskas raiumas jääst lahti Luike, kes oli järve kinni külmunud. Kell 16.30 teatati häirekeskusesse, et Põlvamaal Värska alevikus on Luik järve jäässe kinni külmunud. Päästjad raiusid Luigeni jõudmiseks jääd, said ta kätte ning andsid hätta jäänud Luige üle keskkonnateenistuse spetsialistidele. Et mida ta sinna otsis? Ma arvan, et ta ikkagi võib-olla tal oli see, et ta läks, kui ta sealt paljaks varastati ujulast. Ta ei saanud ikkagi neid riideid võib-olla. Ja siis ta põgenes niimoodi ja jäi kinni sinna. Aga võt, seal võis olla selline juhtum ka, et kuna ta oli paljas, ta oli ilma riieteta, eks ju, et ta varjus tegelikult seal järves. Ta ei julgenud välja tulla, ta läks sinna sisse. Ta näiteks tahtis ühest kohast teise minna,
aga siis ta nägi, et keegi tuleb ja siis hüppas järve, Ja. aga külmus kinni. Jalg külmus kinni. Jumal hoidku, et tõesti armsad vaatajad, me üritame sellesse loosse selgust tuua ja siis võib-olla me saame nagu Hans Haadni ja Lõõgega uuesti ühendust, et küsime kindlasti tema käest üle, et kuidas ikkagi niimoodi juhtus ja kuidas ta tervis on. Et ma arvan, et tänaseks siis lõpetame. jah, hei hei! Hei hei!